tere, armsad, vaatame üle nädalavahetuse sõnumi. Ma loodan, et su nädal oli äge ja ma loodan, et see 11.11 portaal ehk siis teisipäev oli sinu jaoks ka võimas. Minu jaoks oli võimas. Kogesin uusi tasandeid endas ja ma tunnen, et need praegu ankurduvad. Ma sain huvitavaid nägemusi ja tegelikult ma tajusin ka seda, et väga paljud olid see nädal mingisuguses transformatiivses üleminekus. Ja see 11.11 portaali energia tõepoolest lõi meile mingisuguse, kuidas ma sõnastan seda, aluse või suuna või vähemalt avas natukene midagi sinu hingeplaanist või sinu uuest reaalsusest. Vähemal või suuremal määral. Aga vaatame, mis nädalavahetusel saama hakkab, mis on nädalavahetuse sõnum. Ja need energiad ja alustan siin Merineitsi kaartidega, vaatame, mis sõnumi nad meile kollektiivselt nädalavahetuseks annavad, mis resoneerub, võtta omaks, kui ei resoneeru, liigu edasi. Puhka, väga ilus nädalavahetuse sõnum, puhka, võta aega, võib-olla sul on olnud liiga aktiivne nädal füüsiliselt, võib-olla mentaalselt. Hästi oluline on meile mentaalne puhkus, eks ole, et kui me füüsiline keha puhkab, aga siin ikka ketrab ja toimub midagi kogu aeg, siis tegelikult puhkust ei toimu, meie keha ikkagi ei puhka. Ja peame lubama endale ka sellist mentaalset rahu, mentaalset kohalolu. Ja mulle meeldib, et siin paki all on selline kaart nagu make a decision, et tee otsus. Ja kuna ma siin rääkisin nendest portaali energiatest, mis näitasid meile seda, kas siis mingisugust uut reaalsust, uut võimalust, teistmoodi joondumist, iseenda hingeteega uut joondumist, kuidas iganes sa seda tajusid. Ja selle vastuvõtmine on otsuse kaugusel, kõik on otsuse kaugusel. Ma vist rääkisin sellest esmaspäevases videos ka äkki, et kõik on otsuse kaugusel tegelikult. Kas tahad või taha, aga see otsus peab jõudma ka sinu alateadvusesse, nendesse kihtidesse, mis tunnevad ennast ebatäiuslikuna, mis tunnevad või tähendab, mis ei tunne ennast väärtuslikuna ja nendesse kihtidesse, kus on veel need palju kahtlusi. Aga ma tõmban veel ühe sõnumikaardi meile nädalavahetusse. Mida me peaksime arvesse võtma siin nädalavahetusel? Suurema pildi märkamine. Tavaliselt on nii, kui me oleme oma näiteks probleemides kinni, oma raskustes kinni, siis me tuleme hästi pisikeseks, meie energiaväli muutub hästi pisikeseks, me tuleme ise hästi selle probleemi sisse ja kogu meie olemus, kogu meie identiteet, kogu meie reaalsus, meie igapäev, iga minut muutub selleks samaks probleemiks. Et väga paljud meist kannavad seda probleemi kuidagi igasse eluhetkesse üle ja igasse sellisesse momentumisse ja olustikku seda probleemi üle. Muidugi, kui see teeb südame raskeks, see on arusaadav. Aga mida rohkem sa pisendad sinna ja sinna sisse nagu lähed, seda suuremaks muutub see probleem sinu ümber. Kui sa tuled sealt keskmest, sealt tuumast välja ja vaatad seda probleemi suurema pilguga, ehk siis sa vahetad need jõuvahekorrad ära. Vaatad seda eemalt, vaatad kõrvalseisja pilguga, vaatad neutraalselt. Mis on see probleem, miks mul seal need emotsioonid tekkisid, mis võiks olla potentsiaalne lahendus, mida ma saaksin praegu teha. Siis tegelikult, mida neutraalsemaks sa ennast suudad teha, seda kiiremini see probleem ka ära lahustub.
silmi ei ole vaja kinni pigistada. Ülipositiivsus võib ka muutuda toksiliseks. Neutraalsus on hästi tihti erinevate teemade võti. See kaart soovitab ka nii-öelda jätkata seda, mida sa teed. Ära anna veel alla, sul on natukene veel pingutada, finiš on kohe käes. Kui sa tunned, et sa oled kinni jäänud mingisuguses hetkesse, kohta, probleemi, situatsiooni, eemaldu hetkeks, täiesti lülita ennast välja, ma tean teine, et seda on hea öelda, alati ei ole lihtne teha, aga mis see annab uuema, värskema, puhtama perspektiivi sulle, annab sulle parema lahenduse ja mis tegelikult, ma jõuan sinna kohta ikkagi tagasi, et kui sa eemaldud sellest probleemist, saab see energia seal probleemi ümber neutraliseeruda ja see lahendus saab hakata toimuma. Kui sina seal oma mureenergiaga selle probleemi ümber muudkui pingestad, kütad, ketrad, sa lood seda järjest ketrad nagu lõngakera või nagu lumepall, mis mäest alla veereb, eks ole, läheb järjest suuremaks ja see lõngakera läheb järjest pusasemaks. Et sa annad sinna seda energiat ja fookust. Kui sa võtad oma fookuse ja energia sealt tagant ära, tal ei ole enam millega arvelt kasvada. Sest mitte miski ei toida teda, eks ole. Ja ta saab ära kaduda, ta saab lahustuda, ta saab maha rahuneda, saad sina maha rahuneda ja lahendused saavad tulla sinuni ise, ilma et sa peaksid hakkama meeleheitlikult otsima. Nõnda viisi, aga tarokaardikesed meile nädalavahetuseks, mis on teie sõnum kollektiivile? Nii, murekaardikene on siin paki all ka. Mingid mureteemad tahavad üles tulla või on juba üleval ja ei jäta sind kuidagi rahule. Aga esimene kaart on väga hea kaart, sauatäss, mis on sellise loov energia, elujõu kaart. Nii. Aga see kaardikeste esimene rida räägib mulle siin seda, et sa oled hästi palju andnud. See andmise ja saamise tasakaal praegu on paigast ära. Mida ütles ka see puhkuse kaart, eks ole, sul on puhkust vaja. Õpi võtma vastu ja tea, et sa oled väärt ka seda, et sulle antakse. Me kõik oleme ju kõik võrdsed, me kõik oleme üks. Miks sa siis arvad, et sa pead kellelegi teisele rohkem andma ja arvama, et sina oled vähem väärt või midagi sellist või miks sa peaksid maailmalt ootama vähem või julgema vähem unistada, mis üldse paneb sind arvama, et sinu unistused on liiga suured. Kes on see osa sinust, kes arvab, et sinu unistused on liiga suured või ei ole mõeldud täituma? Nii, aga siia kaartide juurde tagasi tulles. Ma näen siin ka mingit sellist energiat, et kuidagi nagu selline vastupanu energia on olnud hästi tugev sinu jaoks, et sul on tunne, et sa pead nagu kogu aeg millegile nagu vastu seisma või et keegi üritaks sind kogu aeg troonilt lükata või sinu positsioonilt lükata ja nagu sinu turvalisus justkui nagu ei ole sulle kindel. Sul on nagu natukene võib-olla ebaturvaline olla. Oi näe, päike tuleb välja, päevus läheb selgeks. Ja see on tegelikult sellepärast, et sa oled iseennast ära kurnanud, sa oled iseennast ära väsitanud, sa oled näitanud kõigile, et sind on võimalik lõpuni pigistada. Aga miks sa seda teed, mida sa sellega tõestada üritad?
sa ju ei näita tegelikult enda väärtust, sellega sa näitad sellega, kui palju sind on võimalik ära kasutada. Ja et nüüd tagasi tulla enda troonile, enda keskmesse, enda sellesse väkke, ei tähenda seda, et sa muutud külmaks, ülbeks, enam üldse ei aita teisi. Ja tihtilugu on inimestel selline suhtumine, et on hästi palju antud, siis on haiget saadud ja siis kukutakse teistpidi ohvri rolli, et ma nüüd panen oma südame kinni ja ma ei hakka enam mitte kedagi armastama, et see on jällegi teistpoolne äärmus ja teistsugune ohvri roll. Selleks, et ennast kaitsta või selleks, et mitte liiga palju anda, ei tähenda, et sa pead minema täiesti lukku. See tähendab seda, et sa hakkad aru saama iseenda vajadusest, millal sul on okei anda ja millal sa tunned, et sa tegelikult ei taha anda. Ja sa julged teha õigel hetkel suu lahti ja öelda, et täna ei ole minu jaoks sobiv hetk. Sul ei olegi vaja selgitusi anda. Ei on täis lause. Ja kui keegi sellest jällegi ärritub, see ei ole sinu probleem, see ei ole sinu karma, see ei ole sinu vastutada, see on tema teema. Kuigi sina võid tema selle reaktsiooniga pihta saada, midagi ei ole teha. Et tuleks osata väärtustada iseennast, mida näitab mulle siin see sauade kuus, et see tunnustamise energia, kas sa üldse tunnustad iseennast? Kas sa märkad seda, mida sa oled teinud ja saavutanud, ma olen sellest varem ka rääkinud, on ju. Et teinekord, miks me tahame hästi palju anda, teha, kogu aeg lubame teistele, et muidugi ma aitan sind, muidugi ma teen sinu eest, on see tunnustuse vajadus. Et me kogu aeg otsime seda tunnustuse vajadust ja seda väärtust nagu väliselt, aga me unustame ära, et me ei ole iseennast üldse tunnustanud. Ja et me oskaks ennast tunnustada siis, kui me ei tee mitte midagi, kui me ei anna mitte midagi ja kui me ei ole mitte kedagi aitanud. Vaat need on need hetked, kus tuleks ennast õppida ka siis tunnustama ja armastama. Et siis, kui seda välist peegeldust nagu justkui ei ole ja sa pead enda sisemusest selle üles otsima ja endale selgeks tegema, et mitte midagi tehes olen ka väga väärtuslik. Ja sauade kuningas tuleb siia pikka aega, on olnud meil mängus sauade emand. Nüüd võib-olla liigume kõrgemasse energiasse, veel väekamasse energiasse, mida sümboliseerib sauade kuningas. See on hästi ennast juhtida oskav energia. Ma tean, mida ma teen, ma tean, millal ma seda teen, miks ma seda teen. Ja kui mul on vaja, siis mul on inimesed ümber, kes mind aitavad. Ja mul on inimesed ümber, keda ma tahan aidata, kelle aitamine, kelle jaoks olemas olemine ei ole probleem, mis ei tõmba energiast tühjaks. Et selline filtreering enda ümber teha ja tegelikult siin, näed, puhkusekaart tuleb ka. Et jõuaks maandada ennast, et jõuaks tulla, siin on küll armastajate kaart, aga ma loen seda praegu ise kuidagi sellise sisemise energiana, et aega on vaja maha võtta ja maandada. On vaja selleks, et tulla iseendasse kokku tagasi. See nädal on võib-olla sind natukene liiga palju rebinud ja kuna see portaali energia võibki natukene lõhestada meid selles mõttes, et kui sinu teele ilmub mõni täiesti uus suund või uus tee, uus idee, et see võib natukene tekitada sellist kahestumist enda sees, et kas see uus või vana ja kindel, mismoodi edasi ja kas üldse, et läbi maanduse, läbi kohaloluharjutuste tulla enda keskele tagasi, enda keskmesse, siia päikesepõimikusse tagasi tulla. Huvitav, et ma olen praegu siin päikesepõimik, tahtis teemaks tulla. Aga päikesepõimikus ongi see enesekindluse ja see stabiilsuse koht. Ma tean, miks ma olen ja kes ma olen ja ma tean, kuidas seda ka väljendada, seda, kes ma olen, eks ole, et päikesepõimikus on see nii motivatsioon, enesekindlus kui ka oskus ja tahe väljendada ja olla see, kes sa oled. Aga et see kõik saaks toimuda, võtta hetk puhkuseks, et ärme unusta seda puhkuse tähtsust ja olulisust ära,
et su vaimne pool siin saaks kõik puhata, sest 2 nutukaarti siin lausa on järjest. Tohutu raskus, tohutu karikate 4 sümboliseerib ka iseendast eraldumist, mida siin armastajate kaart näitab ka tegelikult, et tule iseendasse kokku, on ju. Et kogu see taustaenergia on olnud selline, et sa oled iseendast eraldunud mingisuguste kurbade sündmuste tõttu, sa oled liialt keskendunud negatiivsusele ja sa ei märka seda, mis sul tegelikult olemas või alles on. Või mis väärtused sinul endal tegelikult on, sa võib-olla sa keskendud puudustele, sa muudkui keskendud sellele, mida sinul ei ole või mida sinul on puudu, sa muudkui annad energiat sellele, aga sa ei anna energiat oma tugevustele ja kui ka sinu tugevused energiat ei saa, see, kes sa tegelikult oled, sinu autentne mina, eks ole, ka see lõpuks hääbub, sest sa võtad oma energia sealt tagant ära. Ehk siis tuleks teha kannapööre ja suunata fookus oma tugevustele, sest kui sa võrdled ennast kellegi teisega ja mõtled, et tal on mingisugused ekstra tugevused ja tal on nii äge kõik, usu mind, tal on ka oma nõrkused. Meil kõigil on. Ja meil kõigil on oma tugevused, mis teebki meist meie, on ju. Et võrrelda siin ei maksa ja nii ilusad kaardid siia lõpetuseks, müntide 9 ja sauade 4. Müntide 9 on see kaart, mis ütleb sulle, et naudi nüüd neid viinamarju, mida sa oled kasvatanud, mida sa oled hoole ja armastusega küpsetanud ja märka seda, naudi seda, tunnusta ennast, naudi iseennast, naudi seda, mis sinu ümber toimub. Muuda ise oma elu sensuaalseks ja romantiliseks. Sa ei pea ootama, et midagi juhtuks, lihtsalt muuda oma mõttetasandit. Ja hakka märkama seda elu, näiteks täna mul siin reede hommikul tuleb päike välja, seda pole ammu olnud. Nii ilus, nii tore. Kogu aeg on ühtlane hall olnud. Ja sauade 4 on selline kodukaart. Heaolukaart, rahulolukaart. Ta on natukene ka tähistamise kaart, aga see ei ole selline metsik pidu tähistamine, vaid see on selline rahumeelne tähistamine, et sinu sees on kõik hästi ja tunned ennast kindlalt ja rahul olevana. Pigem mulle tundub, et energiat soosivad olemist, kodused, rahulikud iseendaga, et sa saaksid puhata ja tulla iseendasse tagasi, sest tundub, et see midagi siin vahepeal on lappama läinud ja oled natukene endas ära eksinud. Aeg on koju tagasi tulla ja kodu on siin. Kodu on südames. Kodu ei ole ainult füüsiline koht. Kodu on esmalt siin, sinu kehas, sinu südames ja siis me räägime välisest kodust. Võt nii, ilusat nädalavahetust sulle, ole tubli. Tšau.